Tere, mina olen Karl ja täna vaatame gyroskoopandurit ja kuidas sellega saab täpseid pöördeid teha. See on siis gyroskoop ja see mõõdab roboti suunda. Kui ma peaksin robotit niimoodi pöörama 90 kraadi, siis gyroskoop oskabki täpselt mõõta, et robot on 90 kraadi pööratud ja niimoodi 1 kraadi täpsusega. Vahel võib juhtuda, et gyroskoop on täiesti lolliks läinud. Nagu näete siin all, siis tema näit aina väheneb, aga tegelikult mu robot seisab praegu paigal. Selline asi juhtub, kui käivitumise hetkel, kus robot oma gyroskoopi kalibreerib, siis robotit samal ajal liigutatakse. Aga õnneks on seda väga lihtne parandada. Vaatamegi, kuidas seda teha. Võimalus seda parandada on lahti ühendada gyroskoop. Gyroskoop on siis bordis 2, mida ma tean. Tõmban ta lahti. Ja nüüd, kui ma ta tagasi sisse ehitan, siis olen väga ettevaatlik, et ma robotit ei keeraks. Selle tulemusel on roboti gyroskoop kalibreerimise hetkel, kui ta sisse ühendati, täiesti paigal ning seetõttu näitab ta õiget näitu. Teemegi alustuseks siis lihtsa programmi, kus robot keerab 90 kraadi paremale. Selleks võtame muidugi mootori ploki, paneme ta koha peal keerlema ja paneme ta ka tegelikult režiimi, mida ma eelmine kord näitasin, kus mootor pannakse lihtsalt tööle ja seejärel läheb edasi. See on selleks, et siia järele paneme ooteploki, mille seadistame gyroskoobi peale. Ja võtame siit change angle. Nüüd, mida see teeb, on see, et ta mõõdab, kui mitu kraadi on nurk muutunud. Praegu on ta seadistatud niimoodi, et ta mõõdab mõlemasuunalist muutust. On võimalik mõõta ka ainult ühesuunalist muutust. Ja seadistame ta 90 kraadi peale ja seejärel paneme siia ploki, kus on jälle mootori plokk. Paneme siia off ehk siis välja ja see mootori plokk lihtsalt lülitabki mootorit välja. Ongi meil valminud nüüd lihtne programm, mis paneks roboti keerama paremale 90 kraadi ja seejärel seisma jääma. Ma muudan roboti pöörlemise kiiruse veidi aeglasemaks, siis on paremini näha. Teine valik, mida me siin enne nägime, compare angle, on siis selline, kus me saame lihtsalt mõõta selle nurga absoluutväärtust, ehk siis seda, mis ta kogu aeg on. Kui see, mis meil varem oli, muutuse pealne plokk, siis kui näiteks robot on alguses juba 30 kraadi pööranud, siis tema pöörab, kuni ta on 120 kraadi, kuna muutus on 90. Aga kui me kasutaksimegi näiteks seda compare angle, ehk siis võrdle nurka, siis kui robot on juba 30 kraadi pööranud ja pöörab senikaua, kuni ta on üle 90, siis ta pöörab ainult 60 kraadi. Selline ongi nende kahe variandi vahe. Üritame teha sellise lihtsa programmi, kus gyroskoobi näitu näidatakse jooksvalt ekraani peale. Selleks on meil muidugi vaja luupi, kuna tegevus toimub pidevalt. Aga mis nüüd edasi? Muidugi on meil vaja ka ekraaniplokki. Ja kuna me tahame näidata näitu ekraani peal, siis ta võiks olla ilmselt tekstirežiimis. Aga nüüd vaatame kollasesse sektsiooni. Siin on sellised sensorite plokid, mis võtavad välja lihtsalt anduri näidu ja seejärel lähevad kohe programmiga edasi. Ja kohe vaatame, kuidas me saamegi seda kasutada. Võtame siit kolmanda gyroskoobi ja nagu me näeme, siis siin all on selline muhk. Siit saame tõmmata välja juhtme ja ühendada selle teise kohta. Näiteks siiagi saab seda ühendada. Ja mida see tegelikult teeb, on see, et ta kannabki selle info gyroskoobi anduri kohta teise kohta edasi. Võtame oma tekstibloki ja vaatame, mis juhtub, kui me siia vajutame. Siin on selline võimalus nagu wired ehk juhtmega. Ja mida see tegelikult teeb, kui me siia klikime, teeb meile võimalikuks gyroskoobi näit
otse üle viia siia kuvari-plokki. Ja mis siis juhtubki, on, et seda näidatakse kuvari peal. Kasutades X ja Y koordinaate, ma nihutan selle näidu ekraani keskele poole vähemalt, et oleks lihtsam näha seda. Ja vaatamegi nüüd, kuidas see programm reaalsuses välja näeb. Nagu näetegi, siis näitab hetkel robotekraanil numbrit 63. Aga kui mina robotit veidikene keeran, siis number suureneb 82, 95 ja number aina muutub. Ehk siis niimoodi saamegi lihtsasti näidata ekraanil, mis selle roboti güroskoobi näit on. Keerame ka teistpidi ja näeme, et number muutus negatiivseks, on -80. Nüüd saad alustada roboti ülesandega.